Reporter läheb edasi. Virumaal Sõmerul kukkus remondi käigus kortermaja katuselt 43-aastane tööline, kes paraku hiljem kiirabiautos suri. Mees kasutas küll turvarakmeid, ent miski läks valesti ja juhtunu osas käib praegu uurimine. Reporter käis täna katusel uurimas, kuidas sellist traagilist õnnetust vältida ja kes ning millistel tingimustel üldse katusel töötada tohivad. Sõmeru juhtum näitab, et kõrgustes töötades ei tohi teha ainustki viga. Hukkunud töömehele sai saatuslikuks hetk, kui ta hakkas turvarihma otsa katuse siini külge kinnitama, aga jalg libedal plekil libises ja mees kukkus. See võis olla juhus ja juhuslik tööõnnetus, paraku traagiline. Ent mis läks valesti? Tegelikult peaks ju ennast saama turvata sellises situatsioonis, kus sa veel ei ole ohus. Et me ei saa eeldada, et inimesed, et ma panen turvavöö siis peale, kui ma näen, et õnnetus hakkab juhtuma. Või kui juba sõidan kraavist välja siis. Et sa pead panema ennem kinni siis, kui sa oled turvaline on. Ja siis lähed sellesse töösituatsiooni. Ma arvan, et seal midagi jäi lihtsalt ette valmistamata, läbi mõtlemata. Mihkel Nurm on ehitusalpinist. Ta laskub köiega kohtadesse, kuhu teelingutelt või tõstukiga ei pääse. Ta on kõrgusi näinud küll. Kõrgeid objekte, kus töötada Eestis ikka leidub. Käidud on koorstende otsas, kirikutornidel ja meretuulikutel. Ta teab otsast lõpuni, kuidas kõrgustes töötada. Kõik algab kõrgtööde kiivrist. Kiiver on A ja O. Me palju näeme seda, et kiivrit ei ole, aga üks nipp on see, et kuidas kõigil tööohutusinimestel või tööinspektsioonil aru saada, et kas inimene on ohutu, on see, et vaadake kiivrit. Kas kiiver on peas ja kas see on õigesti peas? See meie Postimehe maja lame katus tundub ju turvaline, mis siin ikka juhtuda saab. Aga see ei pruugi nii olla. Praeguste tuuliste ilmadega võib isegi minusugune 90-kilone mees siit vupsti tuulehoos üle serva paiskuda. Ilma turvameetmeid ja turvanõudeid täitmata ei tohiks olla katusele tegelikult kellelgi asja. Tööde teostamiseks tuleb end turvarihmaga katusele kinnitada. Kuhu? Siin on meil siis olemas õnneks väga hea siin, kuhu me saame kinnitada. Ja see ongi selleks mõeldud, et siia võib kinnitada. Et siin lame katusel täna meil on tingimused suurepärased. Võib-olla kui me vaatame sinna järgmist katust, kus ei ole sellist siini, siis seal on väga hästi tehtud see, et on need käiguteed või katusesillad. Turvaköis ei sobi vahetult, teinekord terava siini külge. Kasutatakse terasest slingi. Ka vanematel hoonetel peavad olema korralikud ankrupunktid, kuhu end kinnitada, et saaks turvaliselt korstend pühkida, lund koristada või näiteks katust värvida. Paljud küsivad meie käest, et minu objekti peal kukkus keegi alla. Kes nüüd vastutab? Siis võibki hakata tekkima dilemma see, et kas seal oli, et kui tal olid rakmed seljas, kas tal oli ka punkt, kuhu kinni panna ja kes vastutas selle eest, et see ankrupunkt seal olemas oleks? Rakmed. Neid on nii turva- kui tööotstarbelisi. Need on kukkumispeatamisrakmed, 1 või 2 aasaga. Et töid teostada, lisatakse veel positsioneerimisvöö. Rakmed peavad inimese kasvule ja kehaehitusele vastama. Hea variant on reguleeritavad, tõsi, pisut kallimad rakmed. Kui rakmed ei ole reguleeritavad, ma lähen siit kinni ja nüüd kukun. Mis juhtub? Ja lendab mulle kõrisse. Siin on sellised reguleerimiskohad. See teeb selle mugavaks. Ma saan nüüd selle endale parajaks reguleerida. Lisandub veel kukkumispehmendaja, mille üks klamber peab alati kinni olema. Sellel hetkel, kui ma hakkan ennast kinni panema, pean ma olema veel turvalises kohas. Ma ei tohiks sealt libiseda. Kui ma kinni ära panen, siis nüüd lähen ma situatsiooni, kus võib tekkida siis kukkumisoht. Ja mobiilne turvavahend. Võimaldades liikumisvabadust, tõmbab see kukkumise korral end ise lukku. Põhimõtteliselt on Mihkel nüüd turvatud. Jubimist oli palju. Jah, see võtab aega, see on kallim, aga turvalisuse tagamine on alati odavam kui õnnetus. Et me teame päris palju lugusid, kuidas, et mis juhtub pärast seda, kui on õnnetus. Esiteks sul on töötaja rivist väljas, siis on vaja igasugust bürokraatit väga palju täita. Võib-olla on kriminaalkaristus, juhatuse liikme suhtes. Võib-olla pannakse tootmine seisma.
ja võib-olla läheb see ettevõte üldse pankrotti selle pärast. aga veel üks asi. Kui turvavarustus õnnetuse korral kukkuja päästabki, ei pea köie otsas rippuv inimene rippumistrauma tõttu rohkem vastu kui 20 minutit. Kõrgtöid tuleb alati teha kahekesi. Ehk siis mingil juhul ei tohi kõrgtöid teha üksi, sest siis ei ole kedagi, kes sind päästaks. Sõmerul poleks paraku ka paarimehest abi olnud. Rihm oli kinnitamata. Ent tõenäoliselt oleks õnnetust saanud vältida, kui ohutusnõudeid oleks 100% järgitud. On olemas töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses, kus iga üle 2 meetri kõrgune allakukkumise oht peab olema juba turvatud. On see turvatud kaitsepiiretega, on see turvatud ohutusvõrguga, on see turvatud turvarakmetega. See juba sõltub konkreetsest ehitustegevusest. Kes võtab vastutuse Sõmerul juhtunud õnnetuse eest? Töötaja, tööandja või tööde tellija? Esimene küsimus on see, et kas tööandja enda poolt on kõik teinud, et sellist õnnetust ei juhtuks. Teine asi on ka see, et kas töötaja ikkagi võtab kuulda kõiki neid nõudeid, mida tööandja on kehtestanud. On ju selge, et töötaja oma töökohal peab tegema nii, nagu teda on juhendatud, peab kasutama kõiki isikukaitsevahendeid, mis on talle antud, sest selge on ka see, et tööandja iga sekund, iga minut ei saa olla töötaja kõrval, et seda kontrollida.